me loeme Nõiainsu mälestusi siin, et Nõiainsu arvates on kõik väga okei. Täpsemalt tsiteerima, et inimesed saaksid aru, millest probleem õieti ei ole, aga lihtsalt ilus situatsioon on. Ta räägib seda, et kuna see Nõia Inga on, eks ole, Itaaliasse, kus ta siis töötab baaridaami ja tantsijana, siis Nõiainsu ütleb, et olen jäänud Inga ja tema vanaisa südametesse. Oleme jäänud Ingaga sõpradeks ja ma elan tõesti endiselt ka tema vanaisa juures. Vanaisal ei ole selle vastu midagi, et koos elada. Meil on eraldi toad, ütleb ta, et keegi mõtleks midagi halba. Meil on eraldi toad, just. Ja niimoodi ajab vanaisa katuselt lund, mõtleb, et kui suvi tuleb, siis ta aitab ka muru niita. Niimoodi vanaisa teeb süüa, vahel annab raha ka. Kui ints läheb linna peale. Kui ints läheb linna peale, intsi taha võtta, aga eks ta võtab ikka, kui vanamees talle tasku topib. Nii et jah. Ja siis ta küsitakse, kas ta olete käinud ka mõnel töövestlus, ütleb, et jah, juuksuri salongis. Ainuke põhjus, miks ma tööd ei saanud, ma ei ole pädev naiste juuste värvimises. Kõike muud oskab ilmselt siis. Tegelikult on see ju oluline nagu raske teema, ses mõttes, et kuidas endine vang sotsialiseerub ühiskonnas. Ja väga tore, et Inga vanaisa intsu toetab. Ja see on ka võib-olla selline palju elutervem suhe, et siuke kahe mehe sõprus. See on kahe mehe sõprus. Siin ikkagi sellist konflikti nagu Lotman ja tema korteri omaniku vahel olla. Me muidugi vanaisa versiooni pole kuulnud. Ei ole küll, jah. Aga siin on veel siuke vana pilt pandud juurde, kuidas on siis palja ülakehaga Inga ja Ints hoiab tal ümbert kinni, siis käed rindadele, et nüüd tuleks ta uus pilt, kus on paljas vanaisa ja Ints hoiab tal niimoodi ümbert kinni. Et see oleks ilus siuke paarike. Oleks. Ints ja tema, mitte päris vanaisa, aga Inga vanaisa. Ja ei, see on tore, kuidas tegelikult raskel ajal eestlased tegelikult hoiavad kokku. Ja tühju sellest, et armastus tuleb ja kaob, aga sõprus jääb. Meeste sõprus eriti. Et Inga võis ju minna sinna Itaaliasse, aga vanaisa ei lähe kuhugi. Ints ei lähe ka kuhugi ja on just nimelt ju vaja kedagi, kes ajab katuselt lund alla, sest nagu Ints ütleb, vanaisa, ega ta ei lähe redeliga sinna kõrgele kuuri otsa. Aga muidugi ei lähe, selleks läheb Ints sinna. Nii et jah, kenasti on ta siis sisse säädinud ennast. Ehk jah, vanaisa tahaks ka näha siiski ja vanaisa informatsiooni tahaks ka saada selle elu kohta. Et... Ma arvan, et vanaisa ma arvan, tegelikult mina ei näe seal konflikti ja suurt tüli. Ma arvan, vanaimesel on hea meel, et majas on noor inimene, kes viskab lund. Isegi võib-olla parem, sest ega see Inga ka sinna katusele. Sest vaata, asi on selles, et olukord läheb teravaks siis, kui Itaalias saabub tagasi Inga koos oma pornostaarist Kallimaga, kes oli Oscar Leo Fontana kroonis kandma. Teda küll ei tahaks. Et kui vanaisa pensionist hakkab elama veel itaallasest hurmur, nagu teda nimetatakse Oscar Leo Fontana ja Inga ja Ints ja kõik nad elavad vanaisa pensionist. See on palju võitu, jah. Ja seda, et see Oscar Leo Fontana läheks katuselt lund alla viskama, seda ma ei usu. Ja Inga ka ei lähe. Ja Ingal on õusalt palju raha vaja, et osta endale igasuguseid riideid ja kinti. Ma arvan, et see, et Inga praegu ära läks, on vanaisale suur kergendus. Ja see Ints sööb putru. Vanaisa teeb hommikul talle tatar putru. Tatar on ka kallis, mida võib-olla teeb Erkula putru, see on odavam. Ja siis sööb seda, ta on vanglas harjunud vähesega. Ja nii nad seal kaheks elavad kumbki oma toas. Et ei mõtleks keegi midagi paha ja mõõk on nende vahel kogu aeg. Nii.